Murdvõrratused on sellised võrratused, kus meil on nimetajas on tundmatud. Ehk siis siin on tundmatu ja siin on tundmatu. Nüüd selleks, et neid lahendada, mis me teeme? Kõigepealt, nagu tavaliselt leiame nullkohad. Ja nullkohad me leiame nüüd lugejal ja nimetajal erinevalt. Või õigemini mitte erinevalt, aga eraldi. Ehk siis me võtame selle x plus 3, x miinus 3, mis on siin lugejas. Ja leiame selle nullkohad. Ja selle nullkohad on miinus 3 ja 3. Ja nüüd leiame siis selle või nimetaja nullkohad. Ehk siis jälle paneme võrduma selle nulliga, võrdub 0 ja leiame, et esimene nullkoht siin all on, õigem ma kirjutan, et kolmas nullkoht siis on siin 1/3, sellepärast et 3 korrutada 1/3 miinus 1 on 0. Ja siis viimane nullkoht on miinus 2. Nüüd lahendamine toimub suht samamoodi nagu intervallmeetodil. Tõmbame joone. Joonele märgime, tegelikult tahan teha rohelisega selle. Joonele märgime nullkohad. Kõigepealt meil on miinus 3, siis miinus 3. Siis meil siin kuskil on miinus 2. Seejärel ütleme, et kuskil siin on 1/3 ja siis kuskil siin eemal on 3. Ta ei ole päris mõõdus, aga enam-vähem mängime. Tegelikult sellest väga palju vahet ei ole. Seejärel joonistame abijoone. Vaatame, kõige suurema muutuja ees oleks positiivne arv. Ehk siis me alustame abijoont ülevalt paremalt, mitte alt paremalt. Ühtegi nullkohta ei ole mitu tükki, nii et me lihtsalt viime selle joone läbi kõigist punktidest. Nüüd, mis me vaatame järgmiseks, on märk, ehk siis võrratuse märk. Siin me näeme, et vasak pool on väiksem kui 0, mis tähendab, et me siis vaatame seda ala, mis jääb graafiku nagu sellest x-teljest alla poole. Ehk siis meil on siin üks piirkond ja siis meil on siin üks piirkond. Ja vastuse me nüüd kirjutamegi, x kuulub hulka miinus 3-st miinus 2-ni ja seejärel miinus 3-st või parandan 1/3 3-ni. Ehk siis see olekski see vastus. Nüüd oluline erinevus, kui meil on, ma teen nüüd täpselt sama selle võrratuse, aga ma muudan selle märgi ära, ma muudan selle mitterange võrratuse märgiks. Ehk siis ma võtan nüüd mingi teise värviga. Ütleme, meil on täpselt sama asi. Ehk siis ainus erinevus, mis nende kahe võrratuse vahel on see märk siin. Ehk siis ma tegin siia mitterange võrratuse. Ja nüüd lahenduskäik on sisuliselt samasugune. Kõigepealt leiame nullkohad. Esimene nullkoht siin oli miinus 3. Teine nullkoht oli lihtsalt 3. Ja siis siin alumisel oli esimene nullkoht 1/3 ja teine nullkoht miinus 2. Jälle joonistame abijoone või tähendab joonistame selle graafiku. Selleks kõigepealt märgime siis need nullkohad ära. Ja joonistame abijoone. Ja abijoon täpselt samamoodi tuleb ülevalt paremalt, sellepärast et meil on tegemist siis võrratusega, kus kõige suurema muutuja ees on siis positiivne kordaja. Alustame ülevalt, liigume läbi. Väga halvasti joonistasin. Niimoodi. Ja nüüd tuleb erisus. Kui me vaatame seda märki, meil oli tegemist range võrratusega, nüüd meil on mitterange võrratus. Samamoodi me vaatame, kas see avaneb vasakule või paremale, ehk siis vasaku pool praegu on väiksem nullist, väiksem võrdne nullist, mis tähendab, et me võtame nüüd ala, mis jääb endiselt graafikust alla poole. Aga me peame nüüd võtma ka nulli või need nullkohad on ju arvesse, sellepärast et meil on siin see võrratuse, mitterange võrratuse märk.
Aga kui me teame, et tegemist on ju murdvõrratusega, ehk siis siin on x on allpool murrujoont, mis tähendab, et siin toimub jagamine. Ja me teame, et nulliga jagada ei saa. Mis tähendab, et me peame tähelepanelikud olema, et me ei kaasaks neid nullpunkte vastuse kirjutamisesse. Ehk siis meil on see -3, see kuulub vastuse hulka, aga -2 ei kuulu. Sellepärast, et kui me paneks -2 siia x asemele, meil tuleks murru siis nimetaja tuleks 0, ehk siis see oleks mingi x + 3 korrutada x - 3 jagada nulliga, aga nulliga jagada ei saa. Ehk siis see 2 ei kuulu vastuse hulka. -3-ga täpselt sama lugu, või -1/3, aga see 3 siin, tema kuulub, sellepärast et kui meil on murru lugeja, ehk siis see murru ülemine osa on 0, siis see on täitsa okei. Nulli saab jagada, aga nulliga ei saa jagada. Ehk siis kui me nüüd vastuse kirjutame, siis on oluline see, et 3 on selle hulka kuuluv, ehk siis siin on kandiline sulg, 3 ise on ka vastus. -2, aga ei ole, ehk siis siia tuleb ümarsulg. Ja siis tuleb 1/3, mis samuti ei kuulu ise sellesse vastusesse. Temast alates on kõik need arvud, mis 3-ni kulgevad vastuses, aga -3 või tähendab 1/3 ise ei ole. Ja siis on jälle 3, mis ise kuulub vastusesse. Ehk siis vastuse me kirjutame nüüd niimoodi.